Läksid matkama, kavatsed ööseks jääda, tahavad tuld teha, aga suurt kirvest ei viitsinud kaasa võtta. Mis teha? Loodad kohapeal olevatele vahenditele või hoopis pakkisid kaasa midagi väiksemat käepärast? Matkakirveste valik tänapäeval on suur ja lai, kõik sõltub sinu enda soovidest ja rahakoti võimalustest. Kuna raha teatavasti kellelegi kunagi väga palju ei ole, siis vaatame selliseid kirveid täna, mille hinnaklass tõenäoliselt on kõigile väga taskukohane. Esimesena on meil vaatusel siis selline kummist varrega Rolsoni matkakirves. Mis ma oskan öelda, et käes hoida seda on mugav, ei libise, tundub, et sellel on ka piisavalt raskust. Me vaatame, kuidas ta siis töötab siin. Jah, täitsa raiub küll, kui vaja on. Siukseid väiksemaid pakke. Müüakse teda umbes sellisel kujul. Peale siin terakaitseks ja inimeste kaitseks käib siuke väike kummist jublakas. Siis ei vigasta ennast keegi. Taga on siin auk, kus saab nööri läbi panna, saab vööle riputada, kui vaja on, või siis seljakoti külge või kuhu iganes. Nii, aga võtame järgmise kirve ette. Samamoodi väga soodsast hinnaklassist aatomikirves. Tuleb ta siis sellises väikses, kuidas nüüd öeldagi, karbis või sellises pakendis. Kirves käib siia sisse, siin on kinniti, ei liigu kuskile, hoiab ilusti. Saab seda niimoodi riputada, kas ma ei tea, samamoodi vöö külge, et vaevalt, aga seljakoti väljapoole. Või siis, kui seda pakendit kaasas ei taha kanda, et siis selle samamoodi on siin siuke auk, et siit saab nööri läbi panna, on märksa mugavam. Aga selle miinuseks on siis jah, et see tera jääb paljaks ja ütleme, et otseselt kätt ei vigasta, aga võib-olla kui suurema hooga ja nurga taha, et siis midagi võib juhtuda. Selles suhtes võib-olla ei ole kõige parem niimoodi seda kanda. Aga vaatame, kuidas ta töötab. Joo, töötab täitsa hästi, võib isegi öelda, et natuke paremini kui see eelmine kirves, sellepärast et see tera tundub olevat natukene teravam ja see on kuidagi rohkem siia löömise peale, läheb rohkem siia otsa peale jõudu. Vars on mugav, plastmass, võib-olla hiigiste kätega hakkab natuke libisema. Selles suhtes see kumm oli vähe parem. Kinnitus tundub, et on piisavalt suur, et jaa, miks mitte. Ja viimasena on meil selline väike matkakirves, tuletasin sellises mugavas võtlaris presendist, siit on veel võimalik niipidi teda vööle panna või siis samamoodi varre otsas on auk, saab nööri läbi panna, saab vööle riputada, võtlariga koos täitsa mugav, ei juhtuda ka midagi. Lisaks on kirvel mutri võtmed peal, 3 erinevat suurust, võib olla abiks, natuke kummaline lahendus küll selles suhtes, et kes siis kirvega hakkab volte keerama, aga mine tea. Lisaks siis on ümber käepideme punutud nöör, et seda nööri saab siit lahti võtta lihtsa vaevaga ja kasutada milleks iganes. Kerge on. Metallist kirves võiks arvata, et on natuke raskem, aga tegelikult on ikkagi võrdlemisi kerge. Tera näib olevat üsna terav, aga vaatame, kuidas ta siis seda pakku lõhub.
ega väga ei lõhu selles suhtes, et sihuke tunne nagu tambiks mingi nüri esemega vastu puud. Et siin kindlasti võib öelda seda, et see, kuna ta on nii kerge ja siin pea on sama kerge kui see kirvevarus kokku, et siis tal ei ole seda jõudu, millega sellest pakust läbi raiuda, isegi kui see tera on terav. Lisaks see nöör, mis siia ümber põimitud on, see hakkab liikuma sul käe all, sa ei saa seda stabiilset hoidmist selle kirvega ja ta ei ole ka nii mugav selle käe järgi. Ja kui see nöör siit lahti tuleb, siis ta hakkab ennast vaikselt lahti kerima, kerib ennast täiesti lahti siit ära ja siis juba selle metallise kirvevarrega seda puud raiuda on kätele päris valus. Et kindlasti see ei ole kõige parem valik nendest. Loomulikult pikaaegsel kasutamisel võib-olla tulevad muud omadused välja, et meil siin tegime niisuguse lühiülevaate. Aga ma arvan, et abiks on see teile ikkagi.